jõuluajal omaselt toome poodidest koju head ja paremat ikka suurte kottidega ja kuidas siis muidu kui ikka paberkotiga, rüübates ostlemise kõrvale veel biolagunevast topsist kohvi, sest et nii on ju loodussõbralik. Või kas ikka on, räägib kohe Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur. Kui mu poeg sai 4-aastaseks, siis tähistasime tema sünnipäeva koos lasteaiakaaslastega. Eks iga lapsevanem teab, et sellises olukorras tundub ühekordsete nõudega majandamine ikka lihtsam olevat. Sellise keskkonnateadliku inimesena otsustasin mina siis osta ühekordsed biolagunevad nõud. Pärast sünnipäeva tegin ühe katse, panin osa nendest nõudest oma kodusesse vermikomposterisse. Mõne aja pärast märkasin aga, et komposterist olid kadunud vihmaussid, aga topsid olid alles jäänud. Nüüd ma tean, et sellised biolagunevad nõud võivad keskkonnale olla ohtlikud. Nad võivad sisaldada mürgiseid aineid ja nad lagunevad lihtsalt väiksemateks tükkideks, mis on mulla elustikule ohtlikud. Ühekordsed toidunõud näevad välja sageli nagu paberist tehtud, kuid nende sisemine külg on kaetud kilega, mille eemaldamine on praktiliselt võimatu. Seetõttu nende taaskasutamine on keeruline ja komposteerida neid saab ainult tööstuslikes kompostrites, mida Eestis ei leidu. Selliste ühekordsete nõude, paberkottide, kilekottide eluiga jääbki sageli lühikeseks ja nad lõpetavad oma eksistentsi kas põletades või prügimäele maetes. Igal juhul ükskõik mis materjalist need nõud või kotid tehtud on nad ikkagi raiskamine. Selle asemel, et iga kord kohvi ostes soetada omale ka uus tops, on mõistlikum kasutusele võtta mitmekordselt kasutatav jooginõu. See on vaid üks pisikene detail meie elus, mille muutmine ei ole sugugi keeruline. Igal aastal toodetakse umbes 500 miljardit ühekordset kohvitopsi, see teeb umbes 1 miljon kohvitopsi minutis. See võib tunduda väga suur summa, kuid täpselt samamoodi nagu liituvad kokku ostetud kohvitopsid, liituvad kokku ka nende ostmata jätmised. Käesoleval 2020. aastal tähistab Eesti looduskaitse 110. aastapäeva, mille puhul kutsuti üles inimesi tegema loodusele pai. Mul on hea meel tõdeda, et 100 Tallinna Ülikooli liikmed otsustasid samamoodi loodusele sel aastal pai teha ja loobusid vabatahtlikult ebatarvilikust tarbimisest nii mitmeski eluvaldkonnas. Just sellisest käitumisest algabki keskkonnahoid, mida on meil loodusele väga vaja. Jõulud ei ole tarbimiseks, vaid mõtisklemiseks ja lähedastega koos olemiseks. Mõelge enne, kui ostate oma lähedastele kingituseks uusi asju, võib-olla nad vajavad hoopis midagi, mida raha eest osta ei saa.